Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja selgitan teile, kuidas teha neetliidet. Ühel suurel reisilennukil, näiteks Boeing 747, on umbes 6 miljonit detaili. Neist 6 miljonist umbes pooled on kinnitusvahendid ning nendest kinnitusvahenditest umbes pooled on needid, ehk siis suurel lennukil on ligikaudu 1,5 miljonit neeti. Hetkel teeme me 3. Neetide tegemiseks on meil selline seade, mida nimetatakse teimikuks. See võimaldab meil asetada neetliite katseseadme vahele, mis selle siis pärast katki tõmbab. Jalgratast pole mõtet hakata leiutama. Teeme nii, nagu on suurtel lennukitel tehtud. 3 rida järjestikku, ehk siis 1 rida ülevalt alla. See oleks nagu 3 väga lühikest rida ülestikku. Sest samamoodi on ka suure lennuki tiiva küljes näiteks. Selleks, et neetimistöö oleks lihtsam, kasutan sellist ajutist fiksaatorit. Selle ajutise fiksaatornõela eesmärk on neid 2 teimikutükki omavahel koos hoida, sest nüüd on augud ilusti kohakuti ning siia on lihtne neetliidet teha. Kui ma peaks neid tükke vedelalt käes hoidma, siis on seda tööd raskem kvaliteetselt teostada. Ja nüüd, enne kui neetima hakkan, panen otse loomulikult pähe kaitseprillid, kõrvadele klapid ning kätekindad, sest kasutame küllaltki ohtlikke metallitööriistu. Neetliite tegemine on tegelikult väga lihtne. Võta lihtsalt üks neet. Pane see neet soovitud kohas teimikusse sisse ning needi surun täiesti lõpuni välja. Ja nüüd, kasutades seda pneumaatilist needipüssi, vajutan vastu seda neediümarat pead ning lapika osa toetan alasi peale. Oluline on siinjuures, et needipüss oleks samas teljes selle neediga ja risti selle alasi pinnaga, et selle needi tagumine pool jääks ilus ja lapik. Teeme siis needi ära. Seda neeti reageerisin ma nii kaua, et selle needi pea paksus pinnast oleks ligikaudu pool selle needi diameetrist, mis antud hetkel on siis 3,2 mm needil 1,6 mm ning selle needi pea enda diameeter peab olema 1,5 korda selle needi südamiku diameetrist, ehk siis antud hetkel umbes 4,8 mm. Et nüüd liide lõpetada, teen siia 2 neeti veel juurde. Kolmanda needi tegemiseks võtan selle kinnituse siit ära, sellepärast, et see jääb lihtsalt needipüssile ette. Asetame needi pessa ning lasen selle needipüssiga kinni. Ja 3 needist koosnev neetliide on tehtud. Nüüd katsetame selle ära. Vast valminud neetliide on nüüd tõmbeteimis ning sooritame tõmbekatse, et saada teada, kui suure jõu juures tehtud neetliide puruneb. Kas olen valmis? Siis alustame. Neetliide on purunenud ning arvuti ütleb, et selle tõmbetugevus oli 7,8 kilonewtonit, ehk siis ligikaudu 800 kilogrammist jõudu talusid need 3 pisikest neeti, mis seal tehtud sai. Ja täpselt nii lihtne ongi ise neetliidet teha.